Nii, tere kallid kuulajad, taaskord on Kelder podcasti aeg. Seekordseks saatekülaliseks on keegi, kes on juba tegelikult siin käinud. Marko, a.k.a. Magu. Joo. Marko siin tegelikult ei tea, aga ta lubas meile, et esimene inimene, kes kommenteerib meie Kelder Recordsi YouTube'i videole, sellele samale videole, saab ühe vaba pääsme James Festerile. Nii kergelt pääsesingi. Absoluutselt, muidugi. Ja absoluutselt tegelikult oli plaanis ka teid sinna kutsuda, nii et saate ühe inimese kaasa veel võtta. Okei, sobib meile. Või teeme selle asja veel põnevamaks, siis et kõige ägedam kommentaar võidab pääsme +1, siis tal on huvitav. Tavai. Mis sa arvad? Muidugi, sobib. Te näete, vaata, et Marko on nagu kõigega nõus. Või ta on mitte kõigega nõus, aga ta on nagu... Te mingi hüpnotiseeriti mind äkki enne. Jah. Ma kuulsin, et üks külaline võidab ka 10 000 eurot. Ja, et selles mõttes, et esimene kommenteerija. Ma kuulsin, et Kelder Records pidi olema see aasta peatoetaja. Täpselt nii. Ühesõnaga, ilma sellise pika jututa hüppame asja. Nimelt, Marko, sina korraldad Raplas sellist huvitavat festivali nagu Change Fest või Fest või? Yes. Change Fest, jah. Change Fest. See on sul nüüd mitmes festival? See on festivali kujul 2 aastat. Et me oleme teinud selle laadseid siukseid live-kontserte, kus on mingi 3, 4, 5 räpparit erinevat, aga... Meil on probleem. Andke anneks, aga meil ei salvesta see podcast. Hullu, väike soojendus. Kurat, see oli hea see oli jumala maasikas intro tegelikult. Mul ju salvestab. Mul salvestab, jah. Ja ikka. Joo, test. Ühesõnaga, nii, me käisime korra pausil. Ei, tegelikult me ei käinud pausil. Nagu ikka, Keldris käivad kõik asjad professionaalselt ja plaanipäraselt. See oli meil kõigest plaan, et Markot lihtsalt pingestada. Aga õige. Ja, et ühesõnaga... Väike pressure peab ikka peal olema. Täpselt. Et küsimus oli siis selline, et see on sul teine festival, jah? Jaa, sellisel kujul küll, et me oleme sarnaseid sükseid räpipidusid teinud, aga nagu festivali kujul 2 korda, jah. Selge. Ja räägi meile võib-olla põgusalt kõigepealt, et mis see Change Fest endast kujutab, mis see on ja mis seal tehakse? Mõnus, ma võiksin põhimõtteliselt nagu lindi pealt rääkida, sest et ma olen viimased päevad rääkinud veel viimaste sponsoritega hommikust õhtuni seda sama juttu, et mida me oleme ja mis me teeme, et see on tegelikult endalegi aina selgemaks saanud tänu sellele, et me alustasime ideest lihtsalt teha Raplasse selline korralik räpisündmus, mida ei olnud varem. Meil oli kultuurifestival ja olid igasugused suvealguspeod, kus ma ei tea, mingid Nexused ja meie mehed ja mingid siuksed asjad, aga siukest räpivärki ei olnud. Ja siis me tegimegi paar siukest räpiüritust ja üks hetk me saime aru, et hakkas tekkima hästi palju selliseid noori artiste ja underground artiste, kes tahtsid ka nagu tulla festile esinema. Ja siis me võtsimegi kuidagi enda missiooniks selle, et aga teemegi äkki sellise noorte suunaga ürituse, et me kutsumegi Aropi ja Kirot ja sellised suured räpparid ka, aga samal ajal laseme siis noortel ka esineda, anname nagu võimaluse nagu staaride kõrval esineda ja siis sellest kasvaski välja selline missioon meil, et me justkui loome sellise platvormi noortele, kus nad saavad nii esineda, kui ka tegelikult korralduses kaasa teha, et praegult ongi vist mingi 10 vabatahtlikku ka ennast kirja pannud. Et selline hip-hop suunaga noorte üritus, kus kõik saavad siis ennast proovile panna või kuidagi ennast väljendada läbi erinevate tegust. Aga sa just mainisid Aropit, et nagu ma aru saan, siis nagu selle aasta festivali raames tuleb Arop esinema, eks ju? Eelmine aasta teda ju ei olnud. Eelmine aasta oli teil kõige suurem Pluto, Sam ja Kav olid siis põhinimed ja Margiela kui hip-hopi sõbrad. Ja nüüd siis on Arop, Kirot. Arop, Kirot ja siis meil tuleb selline naisartist nagu Sandra, eks teate. Kuidas sa öelda, Eesti juurtega ameeriklanna, et ta tegelikult elab ja toimetab seal mingi 3-4 korda aastas, siis käib Eestis ja meil õnnestus ta siin meie väiksesse Raplasse ka saada. Ei, vägev. Ja võib-olla, mulle pakubki huvi nagu selle juures see, et teil see line-up ja sa mainisid, et noored saavad ka nagu kaasata ennast selle festivalile, et kuidas see üldse käib, et kui meil siin on vaatajad, kes tegelevad ka räppmuusikaga, kuidas on tal võimalus saada Change Festerile siis lavale?
kuidas see protsess välja näeb? No kõige lihtsam on võtta kandideerimist osa, et tegelikult on see, et kui sa oled kiirem, siis ma tean, et osad artistid on saanud täiesti ilma kandideerimist, kes on jõudnud lihtsalt õigel ajal kirjutada meile ja kui meil on nende muusika meeldinud, siis me oleme nagu selle võimalus neile andnud või nagu selle pakkumise vastu võtnud, aga meil on, ütleme, see aasta meil on niimoodi, et me oleme hoidnud just 5 kohta laval siis kandideerijatele. Meil on tehtud täiesti selline konkurss, isegi võistlus, see on mitmeastmeline, et näiteks see aasta kandideeris 46 artisti, kellest siis lasime järgmisesse vooru 20, siis toimus meil Change'i kuttidega mingi 5 tüübiga selline nii-öelda žürii hääletus, kus me valisime 10 finalisti ja siis nendele me korraldasime just eelmine nädalavahetus Raplas Susi stuudios sellise workshopi, kus nad said omakorda ennast näidata laivis siis? Me tegime niimoodi, et oli 2 töötuba, oli siis, kus salvestati laulu, täiesti nullist tehti mix, master ja kõik nagu lõpuni laulu valmis, saadeti teise tuppa videomehele, kohe tehti stuudio video ka, siis need läksid YouTube'i. Praegu siis rahvas saab likeida, kommenteerida ja vaadata, kuulata ja siis me võtame kogu seda nii-öelda engagementi arvesse ja sealt valime ühe siis säravama, kes saab otse lavale ja teised siis jätkavad nii-öelda rahvahääletuses. Okei. Ja kui palju siis rahvahääletusega veel tüüpe saab lavale tulla? Et kui teil 10 tükki oli, eks ole, 1 saab otse, siis mitu tükki veel? 4 tükki veel, et ma mainisin, et kokku tuleb 5 kohta. Ja siis ongi nüüd nii, et 5 sellist nagu nii-öelda underground räpparid nii-öelda nagu meie mõistes, Eesti mõistes ja siis 3 sükest A-kategooriat. 3 ütleme pigem A-kategooria ja siis 2 sellist vahepealset, kes on tugevamad, aga jõudsid lihtsalt enne juba ennast registreerida, kui hakkas kandideerimine üldse pihta. Aga kuidas teil see nagu line-up, või kas teil on nagu kindel määr ka iga aasta, et kui palju me üldse nagu artiste võtame festivalile? On see teada või teil käib see kuidagi? No eelmine aasta oli niimoodi kuidagi jooksu pealt, et ülihead artistid lihtsalt kogu aeg ise pakkusid ja siis oli nagu see, et kuidagi nagu oli see, et ei saa nagu ära ka öelda, et soi, võtame sisse, mahutame ära, proovime kuidagi ära mahutada ja ma kujutan ette, et Helimehel oli see korralik peavalu, kui mingi 15 artisti lihtsalt kell 5 hakkas pihta ja nad pidid lõpetama põhimõtteliselt keskööks, see oli nagu korralik liinitöö. Ja siis oligi, Helimees on nüüdseks juba hea tuttav ka ja siis nagu pärast tegime sükse väikese analüüsi või tagasiside ja saime aru, et kuskilt peab natukene nagu koomale tõmbama, et päris nagu lõputult ei saa artiste vastu võtta seni, kuni me ei ole, ma ei tea, 2-päevane festival, mis võib-olla kunagi on. Aga siis see aasta nagu lähtudes eelmise aasta kogemusest võtsime mõned kohad maha ja proovisime siis kuidagi mahutada niimoodi 5 ja 5. Kui pikaks see festival seest läheb? Kas on jälle 3 südaööl enam-vähem või on pikem? 5 alustame jälle, 4 on vist uksed, kui ma õigesti mäletan ja 5-6 ajal tuleb esimene artist ja ütleme südaööks saavad laivid läbi. See on ikkagi selline üritus, kus on noored ka, et need, kes on siis alla 16 aastased, nad lähevad mingid teatud kellaajast peavad koju minema, siis me proovime selleks ajaks nagu laivid ära lõpetada, aga pärast on siis selles samas kultuuriklubi baasi kohvikus selline afterparty, kus mina tea, võib-olla näeb ka veel mõnda artisti seal open mic'il või midagi sükest. Et see on täitsa süke võimalus nagu open mic. Me oleme mõelnud selle peale, jah. Okei, see on päris huvitav, see on cool. Ma tahaks muidu seda küsida, et kas seal on tulnud ka mõni selline kandideerija, kelle muusika on lihtsalt nagu teistest täiesti üle olnud, nagu teie arvates? Või on kõik saanud süksed suht süke sama level ja siis? Kusjuures ma ütleks niimoodi, et selle 46 hulgast oli need 20 tükki, kes said sinna poolfinaali. Seal oli reaalselt hääletustulemus oli selline, et ainult 2 artistil oli vist niimoodi, selgelt nõrgemad tulemused, ülejäänud suht sama pulga peal, et need 10 tükki, kes said, paljudel oligi sama palju punkte, osadel oli seal mingi 1 rohkem või 2 rohkem, aga ütleks, et see üldine tase oli päris kõrge see aasta, et keegi kelleski peajagu üle, workshopis oli näiteks meie esialgne idee oli see, et me valime ise nagu oma lemmiku, aga me ei suutnud valida seda, sest kõik olid nii võrdsed ja siis me tegimegi sellise nagu mängu neile, et las rahvas otsustab. Et kui ma su küsimusele vastan, siis tegelikult ma ei oska niimoodi välja tuua, sest pigem on nagu väga palju tugevaid, keda tahaks nagu seal näha.
sa rääkisid sellest nagu nii-öelda punktidest, eks ole, et kellel on mis parem ja mis halvem. Äkki kirjeldaksid ka meile, et missugune punktisüsteem teil oli, et mida te jälgisite, kindlasti flow'd, eks ole, siis kuidas ta laval on, või kuidas ta end presenteerib, eks ole, mis need nagu kriteeriumid olid? See on päris hea küsimus. Mäletan, keegi ka alles hiljuti küsis seda, et tegelikult ma ütlen ausalt, täiesti läbipaistvalt, et me ei pannud endale paberi peal mingid kriteeriumid, et see oli pigem puhas siuke tunnetuslik teema, et eks ma arvan, et iga žürii liige hääletas erinevate kriteeriumite põhjal ja pigem siis igaüks võttis kuidagi nagu selle järgi, mis talle sümpaatsem tundus. Aga nagu näha, siis ikkagi me olime suhteliselt ühel meelel, et see on tore, et meil on tiimisiseselt siuke ühine maitse kujunenud. Et tegelikult me enda mõte on ka see, et me tahame võimalikult sellise ürituse korraldada, mida me ise vaibime, mis meile nagu meeldib. Ja muidugi ühes käest on see nagu, meie mõttes on see tore, aga teises käest ma olen kuulnud ka mingid sellised lugusid kuskil teistel festivalidel, on see, et kui võetakse ainult selle järgi, mis peakorraldajale meeldib, siis ma olen natuke kuulnud ka sellist nurisemist, et see on siuke kahe otsaga vorst nii-öelda. Ma ei tea, praegu see aasta tegime nii, mina tean, võib-olla järgmine aasta töötame mingid kriteeriumid välja, et oleks natuke võrdsem. Et iga aastaga siis nii-öelda selle festiga arendate nii-öelda seda igat nurka jooksvalt. Jaa, just. Ja seda, just eriti seda noorteprogrammi, et seda me töötame sisse ja seda me hästi palju rõhume oma sellises kommunikatsioonis ka. Et kindlasti, ma kujutan ette, et kui teil on seal nagu A-kategooria räpparid ja underground räpparid, et siis te võimaldate ka justkui nendel underground räpparitel nende A-kategooria räpparitega kohtuda, eks ole. Jaa, just. Et ei ole sedasi, et nad on nagu kuskil eraldatud, vaid ikkagist nagu ollakse nagu ühes pundis seal lava taga, et see green room on ühine nii-öelda. Kusjuures eelmine aasta juhtus natuke selline olukord, kus olid kandideerijad ja need A-kategooria artistid eraldi, sellepärast, et artiste oli rohkem ja meil olid artistid, kellel olid omad sellised nõudmised, kes tahtsid rohkem nagu privaatsust ja siukest, ja siis me nagu pidime selle splitti lööma, aga see aasta mul tundub, et ideaalis me vist saame ikkagi need ühendada, et need saavad ikkagi seal networkida ka, et see ei ole lihtsalt see, et nad saavad samal laval olla, vaid nad saavad nagu tutvust ka teha. See on ülirahe, see on tore. Keegi teist ka oma poistest esineb laivil või festivalil? Jaa, Judo on headliner isegi see aasta. Taas kord, et ja Judoga meil tuleb ühine EP, esimene reklaam Keldri saatest ära. Vägev, et selles mõttes teeme Keldri kuulab saate ka, saatke meile see EP ennem, kui see välja tuleb, kui see võimalik on. Me teeks hea meelega Keldri kuulab episoodi. Okei, davai. Aga jaa, et meil tuleb ühine EP ja ma ei tea, kui ma ei palju Facebooki kasutate, te võib-olla olete nii noored, et enam Facebookis ei käi, aga ma, vana mees, pani neile Facebooki ka postituse selle kohta, et meil tuleb Judoga tegelikult, võiks öelda selline tuur isegi, siis selle EP raames. Me esineme 7 kohas, muiduks Pärnus ka, sükses kohas nagu Hoodbar. Hoodbar, on kuulnud küll, pole ise seal olnud, aga... Ja siis ühesõnaga et see Change Fest on ka osake sellest, ehk siis Judo küll teeb oma soolokontserti, aga ma teen kindlasti palju lugusid temaga seal kaasa. Nii et EP, selle uue EP pealt teil ei tule sinna festarile veel midagi? Ei, kindlasti, ma usun, et tuleb ikka paar lugu. Ikka ühe loo või 2, okei, cool. Aga rääkides artistidest, sa ennem mainisid just seda, et nagu, et see esimene Change Fest, et neid... artiste oli nagu jalaga segada, et neid tuli niivõrd palju. Et kuidas sina siis kommenteeriksid seda, et kui lihtne on ühte festivali püsti panna just selle koha pealt, et kui lihtne on artiste saada ühele festivalile Eestis, räppartiste siis? Sa mõtled pigem neid A-kategooria omasid või siis mõlemad, selles mõttes alusta nendest, kes kandideerivad, eks ole, siis need underground räpparid, ma usun, et see on üsna lihtne ja siis kuidas need A-kategooria räpparid nagu kusjuures kuidas see käib? Kusjuures ma oleks võinud ka arvata, et see on lihtne, sest et eelmine aasta meil õnnestus tänu sellele ilmselt, et meil oli selliseid staare rohkem kui see aasta ja siis me kuidagi ei saanud alguses seda kandideerimist käima. Ma mäletan, vist oli 13 kandideerijat või midagi sellist võrreldes eelmise aastaga, kui siis seal oli 28.
ja siis ma ei tea, kas te teate sellist räpparit nagu Lotte? Mina ei tea. Olen kuulnud. Okei, üks uus siuke upcoming New School Detroiti stiili teeb. Ta oli eelmine aasta meie kandideerija, kes nagu võitis selle ja natuke aega hiljem ta blow up'is 5- tüübid, Max Klišeerid, kõik siuksed jagasid ta mussi Instagramis ja ta sai endale päris korraliku audientsi ja siis ma kirjutasin talle, et kuule, et mis sa arvad, et kas sa saaksid meile teha siukse üleskutse, et kutsu omalt poolt ka, vaata kandideerima, et ise sa ka eelmine aasta kandideerisid. Ja see tegi nagu ülilaheda, ülihumble vend, kirjutaski niimoodi oma Insta story'sse, et võtke Change Festist osa, et mina alustasin ka sealt, et oligi kusjuures meie juures esimest korda elus laval, nüüd ta valutab juba mingi Hollywoodi lavasid ja Tallinnas mis iganes klubisid. Et juhtuski niimoodi, et ta pani enda story'sse, järsku hakkas tulema laks, ma arvan, mingi ööpäevaga tuli mingi 20 kandidaati juurde ja jäigi kerima. Pluss siis me natukene boostisime omalt poolt veel turundusega, tegime seal mingi tasulist kampaaniat Facebookis ja meil olid meedias paar artiklit, et tegelikult pidime natuke ikka vaevaga nägema. Et nii lihtsalt ei tulnud, kui oleks osanud arvata ja oleks võinud arvata. Aga peaartistidega oli selles mõttes see aasta juba lihtsam, et meil oli eelmine aasta juba midagi ette näidata, et näed, et siuksed tüübid käisid on ja seal nagu selles mõttes mingid küsimusi ei tekkinud. Eks esimesel aastal oli ikka natukene sellist tõestamist, et kes me oleme, mis me teeme, kas me oleme üldse võimelised selleks, et otseselt ei küsitud, aga ütleme niimoodi, et alguses see suhtlus oli ikkagi niimoodi, et küsiti nagu rohkem küsimusi, et saada aru, mis nagu toimub. Nüüd on juba niimoodi, et kui me kutsume Change Festil esinema, siis me saadamegi võib-olla, ma ei tea, kodulehe või eelmise aasta kokkuvõtte aftermovie, mis iganes, ja rohkem põhimõtteliselt küsimusi ei tekkinudki, et selles mõttes on tore, et inimesed nagu usaldavad seda, mida nad näevad. Oma silm on kuningas, et kui nad näevad, et käisid siuksed inimesed või nagu siuksed artistid ja video tundus ka lahe, siis neil pole selle vastu midagi. Nii et teist aastat tehes seda festivali võiksid öelda, et neid A-kategooria räppareid on märksa lihtsam, Eesti A-kategooria räppareid on märksa lihtsam saada nüüd jaa, selles mõttes küll, et oli lihtsam nendega jutule saada, et kuidagi, ma ei teagi, kas sõna on läinud liikvele, et ma tean, et näiteks Prodigy Boysi tüübid käisid ka eelmine aasta meil esinemas ja siis nad omakorda rääkisid mingist podcastist, Change Festist ja kuidagi, ega see skene ei ole ka tegelikult lõput, et ma arvan, keegi ikka teab kedagi, kes teab kedagi, nii-öelda, kes käis ja et selles mõttes küll, et meil on, ma tunnen, et ma ei tea, võib-olla meil on vedanud ka, ma tunnen, et meid on nagu sellega õnnistatud ja ma olen nagu ülimalt tänulik selle eest. Ja kui suur teie meeskond on üldse? Eelmine aasta ja see aasta? On see muutunud ka teie meeskond? Jah, 100%. Eelmine aasta me alustasime 5 nüüd on meid mingi 10 juba. Okei. Et võtsime juurde 2 sotsiaalmeedia spetsialisti endale ja meil on juures siis täiesti näiteks vabatahtlike boss või juhendaja, siis meil on, ma ei tea, kuidas öeldakse, lava manager, kes tegelebki artistide vajadustega, annab neile teada, millal on nende soundcheckid, millal on nende kord minna lavale, vaatab, et neil oleks kõik hästi. Et eelmine aasta tegelikult me saime tunda päris palju seda, et mis siis saab, kui keegi ei jõua õigel ajal õigesse kohta. Selles mõttes meil joppas ära, me saime ikkagi õigeks ajaks sellest tehtud, aga see oli räige jooksmine ja sa nagu sa jooksed ribadeks, see on ikkagi suur üritus. Eelmine aasta tuli sinna 300 inimest, aga see aasta me ikkagi jahime juba seal 500 ja niimoodi, et iga aastaga proovime aina suuremaks. Aga kas teil siis see nii-öelda stage ja kogu see nagu setup seal nagu muutub ka drastiliselt eelmise aastaga võrreldes või jääb samaks ikka? Ikka iga aastaga paremaks natukene proovime ikkagi upgrade'ida, et sel aastal näiteks, mis juurde tuleb, on mingisugused LED-ekraanid, kus on artistide nimed taga, nii et eelmine aasta sellist asja ei olnud ja oleme mõelnud isegi lava extensionite peale, et tuua natukene, nagu üritustel on mingisugune siuke pikk mingisugune nagu Eurovisioonil või? Põhimõtteliselt, ja siuke nagu lava pikendus, et artist saab justkui nagu rahva sees olla ja just, et mingid siuksed asju oleme mõelnud, et meil praegu ühe tehnikapartneriga on selline läbirääkimine, loodame, et see õnnestub ja siis ma usun, et see tuleb juba isegi poole kõvem stage kui eelmine aasta. No vägev, siis on mida oodata. Kuidas muidu uued artistid eelmine aasta laval hakkama said? Uued artistid, täiesti uued kandideerid. Kandideerid, jah. Ma tahaks kiita Pärnu räpparid olid dope.
nagu päriselt Valev ja need kutid, nemad olid küpsed ja Respective Valev vist oli äkki kõige esimene või teine räppar, põhimõtteliselt väga rahvast veel hoovis ei olnud, päisepäeva ajal päike särab, kõik on kained, keegi väga ei julge ennast liigutada veel, aga Valev tõmbas niimoodi rahva käima seal, et rahvas kordas ta mingit sõnu ja tõstis käsi ja täielikult kontrollis audients, et see oli tuus. Muidugi oli nagu mainisin, et osad olid esimest korda laval, oli ka seda, et oli nagu nii-öelda häbelikumaid tüüpe ja siis selle sama Loti, kes sai nüüd natuke tuntumaks, siis tema, tal oli niisugune lahe karakter, ta nägi välja laval, nagu tal on kõigest täiesti savi ja see oli nagu nii nagu erinev kuidagi. Aga mul lihtsalt tekkis selle juures nagu see mõttekäik, et sina kui ise juba mõnes mõttes kogenud räppar, kindlasti kogenud räppar, sa oled ikka pikalt teinud seda, et on sul ka olnud midagi, mida sa oled nagu võtnud kaasa nüüd tehes selle eelmise festivali, eelmine aasta ja nüüd see festival, et kus need uued artistid üllatavad sind mingi nurga alt, mida sina veel ei ole võib-olla saavutanud või ma ei mõtle ainult stiili poolest, vaid ma mõtlen tööeetika või siis pigem tööeetika, et Wow, see on päris hea küsimus. No muidugi, mis üks asi, mille vastu ei saa, on see, et noored on sotsiaalmeedias lihtsalt kunnid, nagu kuidas need teevad neid TikTok'e ja asja, nagu see, ma arvan, see marketing on Eestiks tänapäeval nii palju muutunud, et ma võin öelda, ma olen paberitega turundaja, ma olen õppinud turundust ja sellel alal töötanud, aga see, kui kirglikult nad teevad oma sotsmeediat, kuidas nad suhtlevad oma audientsiga, et ma arvan, see on see, mida sa ei saa kuskilt õppida, seda sa pead lihtsalt nagu kuidagi nagu ise olema selline, et ma arvan, et see on küll kindlasti mingi asi, mida nad on nagu üles kasvanud juba sellega praktiliselt, see on ju osa neist. Võib-olla ongi selline see nagu eneseväljendus ja nad ei karda olla mingi kaamera ees või rahva ees või midagi sellist, et ma arvan, et kindlasti selline asi, et ma ei tea, ma arvan, et ma nii noorena nii julge ei olnud nagu võib-olla kui nüüd noored uued artistid ja pigem et see on päris äge tähelepanu selline või tähelepanek, et jah, ma isegi võin öelda, et mingite asjade kohta peal tundub küll mulle ka, et see, aga see võib olla nagu, me oleme off topic praegu, aga kiirelt, et see võib tingitud olla sellest, et me saame lihtsalt vanemaks või siis on nii, et tõepoolest midagi on muutunud, aga no ei tea täpselt. Ja siis vaatadki, raks, kuidas neil on energiat. ja täpselt. Et tegelikult eks me siin ise 16, 17, 18, 20 kuni sinna 25-seni tegelikult seda energiat oli kindlasti rohkem kui praegu. Et selles mõttes muljetavaldav, et oma praeguses vanuses sellist asja ajad. Et see on vinge. Aga räägi meile, kuidas Rapla üldse või Rapla inimesed ja üldse see kohalik nii-öelda omavalitsus seal ja kõik muu, et kuidas nemad vastu võtavad seda festivali? No eks siin on kahetisi arvamusi, et me olime eelmine aasta natuke bad boyd ka, et meil juhtus selline õnnetus, kuule see ära mine kuhu, meil juhtus selline õnnetus, et ma ei tea, kuidas üldse Rapla linn selle linnavalitsusele läbi lasi, aga kuidagi puukiti samale päevale 2 üritust, siis põhimõtteliselt siis üksteise kõrvale. Kuulake nüüd pointi. Nii. Kas teate, mis kultuuriklubi baasi kõrval asub? Me olime ju seal, me olime seal, aga niimoodi. Mul ei tule kohe niimoodi ekspront peast. Me käisime seal ja olime seal. Rapla kirik. Ja seal toimus kiriku muusikafestivali viimane grande finaal õhtu, kus tuli esinema mingi väga-väga tähtis artist ja põhimõtteliselt korraldad nagu saatsid meile enne juba siukseid mingid kirju, et palun proovige vähemalt nendele kellaaegadele vaiksemalt võtta, blablabla, ja siis nad tulid sinna koha peale ja ütlesid, palun pange praegu vaiksemalt, meil on ülitähtis värki-särki. Aga meil on 300 inimesele piletid müüdud ja nagu me ei saa teha niimoodi, et me paneme lihtsalt peo kinni. Ja siis me olimegi niimoodi, laveerisime seal niimoodi, et panime vahepeal muusika vaiksemaks, siis jälle muusika kõvemaks ja eks ega nagu meelega ei teinud seda, see oli nagu neile väga ebameeldiv, aga samas oli ka meil väga ebamugav korraldajatena, et nagu me ei saa ka öelda oma klientidele, kuulge minge 8 tunniks minema ja tulge pärast tagasi. Et selline, ma arvan, et seal kindlasti, sealt me võisime saada endale selliseid heitereid või pilkavaid pilke,
või siis on tänaseks juba unustatud ja võetakse seda naljana nii palju, kui ma olen enda seltskonnas kuulnud, siis et selle kohta pigem tehakse nalja, et räppmuusikafestival ja kirikumuusikafestival eksisteeris koos ja korraga. Samas mõttes, siuke asi läheb ajalukku. Ei, seda küll, see on võimalik vaid Raplas. Ei, see on väga huvitav, see on täitsa eraldi topik, millest võiks nagu laiali aretada ja see ka sealt kirikust need inimesed kohale kutsuda ja nagu võib-olla teeme siin 3. podcasti ka, kus sa veel, Marko, oled, et uurime, et kes see kirikus seal korraldas seda asja ja see oleks väga põnev podcast. Kusjuures nali on selles, et me pärast kuulsime, et mingid inimesed tulid kirikumuusikafestivalilt meile nagu Aftekale. No see on eriti super, vaata. Et see oli veel mida teha, aga selles mõttes, kas see aasta toimub ka kirikumuusikafestival? Jaa, aga ma olin tark selle koha pealt, targem. Ma kirjutasin jõulude paiku väga armsa kirja Rapla kirikule ja soovisin neile häid jõule ja küsisin, et kuidas ajab, millal te teete ja et proovime siis korraldada nii, et me ei kattu ja värki ja tundub, et saime jutule. Et selles mõttes... Nii, et seekord siis Chains Festivali külalised lähevad afterpartile sinna kirikusse. Panid ajad nii või? No kui laupäeval festival toimub, sisuliselt pühapäeval on ju kirikuteenistus. Okei. Jaa, no päris nii vist ei saa, aga ilma naljata, kõik me teame Kanye West, kes teeb gospeli räppi ja värki, see sükene õnnetus inspireeris, nagu pani siukse mõtte pähe, et mis oleks, kui me teeks päriselt kunagi kirikus mingi räpiürituse nagu mingisuguse, mitte nagu mingi hardcore, aga võib-olla mingi gospeli taolise asja, see oleks päris äge tegelikult. No jah, selles mõttes Sillal te olete ju loonud juba mingil määral. Connection on olemas. Et mine sa teavad, et need kaks asja omavahel kokku panna, et Raplasse mingisugune selline suurem fenomen luua, vaata. See oleks väga huvitav. Keegi ei tee ka väga sükst asja Eestis vist. No jah, see on, ma ei ole küll seda nagu täheldanud ennem, et see oleks väga huvitav. Ja sealt saaks veel päris huvitav mingid muid asju ka välja genereerida, vaata. Minul eksprompt tekkis see mõte, et oleks võinud seal samal ajal siis live ülekannet teha, kuna teil videograafid ka kohal, vaata, et sellest kiriku nagu nii-öelda üritusest, vaata, et nüüd tund aega vaikust ja vaatame, vaata. Üliaus. Nagu vaata, koroona ajal oli see, et mingi lauluväljakul olid autodega inimesed, põhimõtteliselt nagu auto kinos, oleks siin samamoodi, vaata, parklasse panna mingi kinolina üles. Aga ma tulen see küsimuse juurde korra tagasi, et üldiselt tegelikult linn võtab päris hästi vastu, et meid isegi kutsuti Raplamaa koolidesse rääkima. Ja ma tahtsin sinna kusjuures jõuda, see on super. Nii, või me jätkate seal teemale? Hea meelega, see on üks topik, ma ju jälgin ikka aktiivselt teie sotsiaalmeediat ja kus te käite ja mis te teete ja see oli täitsa topik, mis mulle pakkus huvi, et võib-olla tee kerge sissejuhatus kõigepealt, millest me täpselt räägime ja siis kirjelda meile seda. Okei, et toimus siuke üritus nagu Miks ma mida teen, siuke ürituste sari, siis ma ei tea, kas oli üle Eestil, aga igatahes põhimõtteliselt kõikides Rapla põhikoolides, Raplamaa põhikoolides, Märjamaal, Kohilas ja mis valetan, mitte põhikoolides, gümnaasiumites tähendab. Ja Märjamaa, Kohila ja Rapla gümnaasiumis siis tegime ka 2 erineval päeval ja rääkisimegi siis põhimõtteliselt ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest noortele, et selleks, põhimõtteliselt idee oli see, et selleks, et olla ettevõtlik, sa ei pea olema tingimata ettevõtja tegema oma firmat, et sa saad ikkagi teha sõpradega koos ägedaid asju, nagu tegelikult kuidas ka Chains välja kasvas oli see, et me tegime homidega mingeid ägedaid asju ja siis nagu rääkisime enda story't oma läbikukkumistest ja asjadest ja lihtsalt siis võib-olla sellise Chains Festi näitel ja saime päris head tagasisidet, pärast isegi noored tulid meiega rääkima ja osad nendest on tänaseks juba vabatahtlikuks ennast kirja pannud ja selles mõttes on päris lahe. Saite tasuta tööjõudu? et see on väga super, vaata. Vabatahtlik, kuidas me defineerime seda. Ma ei taha nii kõrvalt öelda, me pakume vastu mingeid hüvesi ka ikkagi. Ei, kindlasti. Aga selles mõttes see oli ka, ma eeldan teile siuke esmakordne kogemus. Sellisel kujul küll, jah. Ja sa enne mainisid, et käisid et kellega te käisid täpselt? Mitu teid oli ja kuidas see välja nägi? Mina ja siis Chains Festi partnersuhete juht Sergei kahekesti siis käisime. Ja kuidas te enda ette valmistasite selleks, et kui suur auditoorium teil oli või palju teil inimesi klassides oli tavaliselt keskelt läbi? Umbes 100 korraga või? Okei. Ja ettevalmistus käis niimoodi, kõigepealt me käisime siis Raplamaa ettevõtlusarenduskeskusega kohtumas.
küsisime ürituse kohta võimalikult palju, kuidas varasemalt on toimunud ja et mis on nagu nende ootus ja siis me saime kohe aru, et me räägime nagu samast asjast, et see on täpselt see teema, mida me teeme ja siis me tegime enda jaoks sellise presentatsiooni, me näitasime oma failidest ja õnnestumistest pilte, videoid, me näitasime selle aftermovit ja näitasime isegi numbreid, kuidas meil on läinud alguses, et kuidas meil esimesel üritusel oli ainult 2 inimest ja nüüd oli 280 ja selliseid asju jah, näitasime seinale, aga samas nagu rääkisime väga-väga, ütleks, et südamest ka, et need kõik 4 esinemist, need olid mõnes mõttes, presentatsioon oli sama, aga ma ütleks, et täiesti erinevad esinemised, et kuidagi iga kord tulid mingid uued mõtted ja nagu justkui teistsugune lähenemine. Tuli ka mõningaid selliseid nurgas küsimusi ka või, mis nagu lõid korraks nagu justkui hinge kinni, et okei, kust see nüüd tuli? Sellega seoses mul tuli meelde see Märjamaa gümnaasiumis oli siis juba kõik jutt oli ära räägitud ja siis päevajuht võttis selle asja kokku ja ütles, et kui kellelgi on veel küsimusi, andke teada, et mina ise küsin küll seniks vähemalt ühe küsimuse, kui teised mõtlevad, et kuidas teil selle ja siis tuli tuletõrjealarm, katkestas ta jutu nagu see, kui ta tahtis küsida eelarve kohta ja ega siis jäigi tänaseni saladuseks, kuidas meil eelarvega läheb. No selge, aga siis me saame selle ju siin täiesti lahti unfoldida, et kuidas teil selle eelarvega on, et meil on ka siin alarm, aga loodetavasti see Mait paneb selle kinni, et Okei. No tegelikult olgem ausad, ega no, ma arvan, et seda teavad kõik, et majanduses on läinud nagu olud mõnes kohas kehvemaks ja teises kohas on pigem selline seisak ja vähe on neid, kellel läheb nagu väga hästi ja võib öelda, et ei ole kerge. Eelmine aasta oli kindlasti tunduvalt kergem, kuigi eelmine aasta juba alguses oli see, et oli saime ka sealt tagasi, et majandus on pekkis värkis, aga see aasta on ettevõtte juhtidelt nagu rohkem kuulda seda nagu potentsiaalsetelt toetajatelt, et kuule, ei saa nagu praegu aidata, et endal ka raske ja nii. Et selles mõttes see on challenging, aga me saame hakkama. Me see aasta kindlasti peame panema natuke rohkem ka oma finantseeringut alla kui eelmine aasta, mis on mõnes mõttes, ma arvan, üllas asi ka näidata, et me oleme ka valmis ise panustama, et see ei ole niimoodi, et me küsime, et palun andke raha. Ja et no ütleme, me oleme graafikus, aga see on olnud challenging. Aga kui niimoodi, ma tean, et sa päris detailidest rääkida ei taha, aga kui panna niimoodi protsentuaalselt, et Changefest esimene, eks ole, mis oli eelmine aasta, siis protsentuaalselt, kui suur oli teie oma panus ja kui suur oli siis sponsorite panus? Protsentuaalselt. See on kõige parem, ma arvan, sest et siis sa ei ütle täpseid numbreid, vaata. Kui sa just ei taha öelda täpselt. Oh my god, protsentuaalselt, mis ma oskan öelda? Äkki 10% umbes oli meie oma panus. Meil eelmine aasta me alustasime põhimõtteliselt täiesti käetas, kus meil ei olnud väga palju endal mingit reservi kogunenud. Aga sel aastal, eelmine aasta võib öelda tegelikult, et me jäime kasumisse, see oli mingi üüratu summa, aga me saime seal, ütleme, mõned sajad panna ka selle aasta korraldamisse. Jah, ma tahtsin edasi küsida, et kas te siis nagu selle eelmise aasta kasumi panite siis kui nagu sellesse aastasse? Põhimõtteliselt kogu change toimib nii, et enamasti kõik, mis teenib, läheb uuesti ringlusesse. Ja nüüd siis protsentuaalselt 2024 võiks öelda, et teie panus on see on normaalne mingi miljoni mäng. No muidugi. No. See on just see magus maasikas. Ma ei tea, ma arvan siis juba äkki 20%. Ja kuidas kas see nagu tänu sellele, et nüüd juba rohkem nagu ise panustate, et kas see kuidagi mõjutab ka seda korralduspoolt, et mõtlete rohkem läbi asju või kas on tunda seda, et poisid investeerivad ise rohkem? No võib-olla on see, et sa pead nagu, kuna sul on selline budget, siis sa pead täiega kalkuleerima igat sammu, igat piisi kulu, igat detaili, et nagu turunduses ka, et sa ei saa nagu lammutada. Siis pead mõtlema nagu niimoodi, et okei, et mis oleks nagu võimalikult väikse summa eest kõige tulusam nagu investeering, et
ma ei tea, Facebooki reklaamide puhul, et no muidu võib-olla mõnes suures ettevõttes see paneb mitu tuhat eurot sinna alla, aga nüüd me peame mõtlema, et okei, et meil sellised summasid pole, aga et mida me saame juurde teha. Üks asi on see tasuline Facebooki reklaam, on ju, et üks on see, et me ei pane enam sinna nii palju, aga millised on need võib-olla tasuta variandid või millised oleks need koostööd, kuidas me saaksime orgaanilise pilti, mingisugused ühised loosimängud, mingid sellised asjad, et selles mõttes küll, et ta mõjutab, ma arvan selliselt, et me oleme hästi palju pidanud breinima ja loovalt lähenema ja võib-olla mõtlema ka sellistele back-upidele, et what if, mis siis, kui ma ei tea, siit seda toetust ei saa, kuidas me selle lahendame, et kas me paneme kõik ise omast taskust või leiame mingi partneri või mingi sellised, et ta on pannud meid ikkagi selles mõttes pingutama, aga ma usun, et see on nagu arenguks hea. Kindlasti, et ma olen 100% sinuga päri. Aga see ei tähenda seda, et me oleks nagu sponsorite rahaga kuidagi nagu hoolimatu. Lihtsalt on see, et eelmine aasta oli meil üli hästi õnnestus niimoodi, et kõik oli täpselt nagu kaetud, kui me räägime eelarvest, siis see aasta ongi selline hetkel veel siuke songlöörimine, et sa pead nagu strateegiliselt lähenema võib-olla. No see tuleb sulle tegelikult nagu ürituse korraldajana kasuks kindlasti, et selles mõttes, et pigem see on heas mõttes paratamatus, mis tahes-tahtmata korraldamisega kaasa tuleb. Aga ma küsin veel selle sponsorluse teema koha pealt just seda, et te ju ka alustasite kuskilt ja nullist, eks ole, et kui mõni vaataja meist mõtleb, et kindlasti, et kuule, siukse festivali asja korraldamine on ju keeruline, mul peab olema algkapital selline ja ma pean seda ja kolmandat tegema, siis nagu ma sind analüüsides ja kuulates aru saan, siis see ei pea sugugi nii olema, et sa pead olema pigem osav vestleja, oma ideed hästi maha müüma ja käima ukselt uksele päris palju, et leida neid kaasamõtlejaid ja et nad hüppaksid samma paatteeni. On see nii? Jaa, absoluutselt. Nagu ma ütlesin, me alustasime suht 2 kätt taskus, et me alguses pidime väga palju oma visiooni müüma, et oligi see, et põhimõtteliselt täielik nimede kasutamine, et kui sa nagu esimese, ma ei tea, sponsori said, siis ütlesidki, näed, et tema paneb kõla alla ja niimoodi, et see on, sa pead nagu kuidagi need nagu paati saama, aga nagu... Selle esimese sponsori saamine oli siis kõige raskem? Kusjuures päris naljakas lugu oli sellega, et meil õnnestus kohe põhimõtteliselt esimene kohtumine, mis meil üldse oli, õnnestus kohe sponsoriks saada. Siis oligi see, et see nii lihtne ongi. Tegelikult ei olnud, see oli lihtsalt lakk, vaata. Et, aga kõnede mõttes küll, mina ja Sergei on töötanud müügijuhina, ma ei tea, mitu aastat ja ta on nagu professionaal sellel alal. Täpsemalt siis Äripäevas? Äripäevas oli ja enne seda veel Swedbankis töötas ja nii, et ta on nagu selle poolega kokku puutunud ja ma nagu ei olnud kõnesid niimoodi väga üldse teinud, et mul tõmbas ikka alguses küll jala värisema, et minu jaoks oli see päris keeruline helistada võõrale inimesele. Omalt kogemuselt lihtsalt peatan sind, küsin su käest ka, et laivis on lihtsam kui telefonis. Minul vähemalt. Jaa, absoluutselt, ma olen nõus. Kui ma näen inimest, siis on kuidagi see, et ma ei tea, saab kuidagi lihtsamini connectioni. Inimene kuidagi tunnetab vist ära, et ma ei tea, et sa oled nagu päris hea, sa oled usaldusväärne, et sa teed päris asja. Et tänapäeval just eriti on neid skämme ka päris palju liikunud, kui mingi vend sulle helistab, viskab appi, vaata, sest ei pruugi olla nagu kohe väga usaldusväärne. Seda küll. Ja pluss siis see, et mida me kohtumistel oleme näidanud, see sama mingi presentatsioon, et kes me oleme, mis me teeme ja isegi tiimi kõiki nägusid asju, et proovime olla läbipaistvad. Nii et kui sellele küsimusele panna punkt, siis sina ja Sergei olete põhimõtteliselt need husseldajad olnud, kes on sebinud need sponsorid. Selle müügi poole pealt küll, jah. See, ma ei võtagi kellelgi mingisugust mantelt ära, vaid et see on nagu... See on meie töö, ütleme. Ja, see on lahe, see on äge. Et nii, et ühesõnaga need, kes plaanivad pihta hakata, siis minge kuskil Äripäeva kõigepealt tööle või Swedbanka. Ja kõik üle tuleb, vaata. Ei, seda kindlasti. Tegelikult ei pea, vaata. Tegelikult, müügiga ma olen aru saanud, nagu ma ütlesin, mul kogemust ei ole, et nagu Harimati armastab öelda siukse väljendi nagu alguses sõin sitta, nagu reaalselt. Mu mingi esimesed 10 kõne olid siuksed, nagu ma sain lihtsalt, sest et ma kokutasin, ma ei osanud nagu,
mu enda asi, ma peaks oskama nagu une pealt rääkida sellest, aga nagu tõmbab nii lukku lihtsalt. Ja tegelikult on see, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa võtad ise easimalt ja lõpuks sa isegi ei mõtle sellele ja see, tegelikult ongi see, et sa saad iga kõnega paremaks ja sa saad nagu seda enesekindlust juurde, et sa ei pea tingimata olema professionaalne müügiinimene. Tähtis ongi just seesama, mis enne mainisid, oma sellist visiooni edasi anda. Pealehakkamine, julgus. Ja just, absoluutselt. Okei, mul on veel üks süke küsimus, see on süke suht open-ended, aga kuhu te näete ennast kasvamas selle festivaliga? Näiteks 5 aasta jooksul või 10 aasta jooksul või kuhu te soovite kasvada ja kuhu te näete, et te kasvate? Jälle näiteks, kui ma ühe korra googledasin Janes Festi ja ma ei tea, kuidas see sinna sattus, aga Pornhub või? Ei. Tuli ette Wikipedia link, nagu kõik andmed oli Janes Festi kohta õiged, aga seal oli üks lause, mis oli veitsike manifesting, aga samas nagu väga ulme, mine tea. Seal oli selline lause, et Janes Fest on maailma kõige suurem hip-hop üritus. Väga ulme. Okei, väga huvitav. Kes selle kirjutas, vaata? Ma ei kujuta ette. Kuidas? Ma ise ei ole kunagi Wikipediasse isegi mitte midagi lisanud ja noh. Kes kirjutas selle artikli? Kas keegi tegi meile teene? Äkki manifestis meie eest, mine tea, kuhu see kunagi jõuab. Never know, sky's the limit, aga meie enda visioon on ikkagi see, et tahaksime üks hetk müüa selle baasihoovi täiesti niimoodi välja, et me ei mahu sinna enam ära ja siis kasvada võib-olla kuhugi Raplast välja või? Võib-olla kunagi hiljem, aga esialgu näiteks Rapla lauluväljakule, kus mahub mitu tuhat inimest, et midagi sellist. No see on päris üllas idee, päris lahe tegelikult. Mine see tea, eks ole, hip-hop festival Elvas samamoodi vist ka niimoodi ju kasvas sellest suuremaks. No see on juba mingi 15 ja 20 mina kahjuks, ma olen nii noor nii-öelda, et ma seda esimest teist nagu sellisest ma ei tea, vaata. Ma ei käinud siis seal, vaata. Ei oska hinnata, kui suur see esimene neil oli, vaata. Ei tea, jah. Et aga see on huvitav, et väike, võib-olla siuke konkurent heas mõttes, vaata, teie üritus. Samas on lahe, et ma alguses mõtlesin ka seda, et okei, et kui ma teen nüüd Raplasse mingi hip-hop festivali, et umbes, et see on justkui nagu mingi kenkale konkurentsi pakkumine või siukene, no muidugi alguses kindlasti mitte, aga nagu idee on suht sama ja me lihtsalt praegu teeme väiksemalt, siis kuidagi nagu alguses tekkis endal siuke aukartus või selline, aga siis teisest käest mõtlen, et võib-olla see on hea nendele vanadele meistritele ka, kui keegi kõrvalt nagu konkurentsi pakub. Muidugi. No Genka on vanaks jäänud juba ju. Keegi peab ta droonilt maha lükkama. Ei, mitte halvaga. Aga noh, selles mõttes ikkagi värsket verd on vaja. Ikkagi paneb hullu, korraldab seda hip-hop festivali ja ise vaatasin on ka headlinerite seas, et wow, väga lahe. Ma tahaks ka sama vanalt olla ikka veel lavadel ja värki. No see on muljetavaldav, selles mõttes on küll ülimalt hästi. Võitis näosaate ja värki. Või selle ei maski saate. Jah, kuulsin ka, et ise ei ole nagu aktiivne vaataja, aga kuulsin, et see on väga huvitav. Selles mõttes ma küsiks sinu käest võib-olla sellise küsimuse, et on võib-olla sul midagi meie vaatajatele öelda, mis praegu meie vestluse ajal jäi rääkimata? Näiteks mingid uuendusi selle festivali kohta, mingid kindlaid selliseid huvitavaid detaile, mis jäid võib-olla rääkimata. No jah, lisaks siis sellele lava atribuudile, atregaadile, mis ma enne mainisin, et Eurovisiooni. Et lisaks sellele kindlasti tuleb alale rohkem selliseid vaba aja tegevusi, mida eelmine aasta väga ei olnud, et see aasta mõtlesin panna siin mingi kossukorvi ja ma tean, Helik Stuudio tuleb sinna oma sellise telgiga, teeb seal noortele artistele oma mingisuguse workshopi, saad seal katsetada mingeid erinevaid pakuvad belief'e, mikrofoniklappe ja värki ja noh, mingisugused sellised mängud ja asjad tulevad näiteks ja võimalik, et söögikohti tuleb see aasta rohkem, eelmine aasta me võtsime ainult ühe, kuna me nägime, polnud lihtsalt vaja rohkem. Kes teil oli? Meil oli mingi good food, mingi Rapla üks kohalik trakk. Siuke street food? Street food, jah. Okei, ja seekord on ka oodata street foodi teil festivalil? Jah, pigem jah. Nagu mõte ongi see, et me tahame, et see ei oleks ainult nagu räpifestival, vaid pigem see olekski selline hip-hop kultuurifestival, kus on lisaks räpile, eelmine aasta nägi seal näiteks hip-hop tantsu, JJ Street oli kohal, tegid seal demo, siis oli väike selline
meil oli mustast, mis väike, päris suur mustast kilest sein, nagu väravad olid kiletatud ja meil olid erinevad spreid. Me lasime artistidel sinna sodida, et see veits sükest nagu graffiti või täägimise värki ka. See aasta korra mõtlesime... Krüptiku kutsuda meil oma Pärnu graffiti artist, kes sa lähed täna töökotta, mine räägi sel teemal nendega. Aga nad teevad sükest asja? Ma ei saa öelda täpselt, kui mina krüptikut isiklikult ei tunne, aga ma tean, et krüptik on teinud koostöös töökojaga nagu mingeid ühiseid projekte asju ja tema on nagu see, kes meil Pärnus on igast elektrikilpe ära maalinud kassettideks, kõlariks ja selles mõttes ta portfoolio on väga suur. Ma isegi nagu kuna ma praegu mainin, ma arvan, panen siia podcasti, et mis krüptiku tööd endast kujutavad, aga minu jaoks isiklikult üks ülimalt andekas graffiti artist Eestis. Tõsiselt võimas ja mine seda äkki suudate mingisugusel kokkuleppel tulla, et teeb teil töötube või midagi. Ma küll isiklikult ei tunne teda. Ma räägin, Kristo peaks tundma, nii et kindlasti räägi sellest, et keldripoisid rääkisid. Siis on mingid huvitavad materjali. Väga lahe. Ja siis ongi üks võimalus on see, mida ma olen pakkunud oma toetajatele ka, nii et veel ei tea, võib-olla lisandub sealt ka, et me pakumegi see aasta toetajatel ka tulla oma sellise meelelahutusliku telgiga välja, et see ei ole nagu see, et ma ei tea, kui me näiteks võtame Telia sponsoriks, see tähendab, et nad tulevad sinna, ma ei tea, telefoni müüma või suga mingid lepinguid tegema, või on see, et nad teevad nad pigem teevad nagu rohkem brändingut, et nad on koha peal olemas ja teevad mingeid mänge ja asju, mingid, ma ei tea, mis iganes Playsta võistlust või mingid sellised asju. Teistpidi, jah. Telia Open Mic oleks ka päris kõva. Ja meil on ma ei tea, palju need baasi hooviga kursis olete, seal eelmine aasta oli üks siuke hästi suur hoone, garaaži moodi asi ja see võeti maha sügisel, ehk siis meie ala on tunduvalt laienenud ja meil on see võimalus tuua sinna erinevad siuke kaar nagu moodustada sinna nagu igasuguste telkidega, et ma tahaks loota, et meil tuleb nagu hästi palju erinevat sellist vaba aja tegevust ka, et ei tekiks seda, et inimestel on, ma ei tea, 2 artisti ootamise vahel igav või midagi. Ja, et lähevad minema justkui vaata selleks. Seda juhtus eelmine aasta vahepeal, et mindi üle Selverisse ja värki, no mis ei ole keelatud loomulikult, aga nagu me tahaks ikkagi hoida neid enda juures, et neil oleks tore seal ka. Aga kuidas te piletitega on? Teil on nagu sissepääs sisse-välja, eks ole? Või on see, et kui festivali alalt minnakse välja, siis tagasi ei saa? No eelmine aasta me olime selles osas suht vabad, et lasime käepaelaga nüüd edasi-tagasi, et üks selle aastane piletitiim siis otsustab, kuidas neil mugavam seda asja rannida on. Okei, huvitav. Osadel on eraldi kes teil sponsorid on? Kas Selver on ka sponsor või? Ei ole, kusjuures. Oleks jumala hea tegelikult. Oleks, et kui neil on need, kes saavad käepaela, meil on Selver ka peal, võivad poodi minna, vaata. Geniaalne. Tahad äkki tiimid olla? Et see oleks ka nagu huvitav. Aga rääkides sponsoritest tegelikult veel, kas sa tahad mainida ka mõningaid sponsoreid, et huvitav oleks ju teada, et kes teil paadis on? No näiteks Aire Tammiku autokool juba 2 aastat, ülilahe, et täpselt meie sihtgrupp kattub oma vahel, mõlemad teeme noorte jaoks põhimõtteliselt asju. Siis meil on JP Productions, Judo Boys Productions muideks andis meil sotsiaalmeediale tehnikat, siis Susi stuudioga teeme koostööd ja siis Raplamaa sõnumid nagu meediapartner ja siis sellised partnereid on nagu rohkem, kellega me teeme sellised, nagu ma mainisin, Vorti vastu tehinguid. Et praegu kes mulle kohe meeldib. Rapla pizzakiosk, ma pean ära mainima, nad toetsid meie workshopi väga, väga tore, et said kõik kõhud täis endal. Tänud selle võimalusest, et nad ära mainida. Ja ikka, hea meelega, sest mulle pakub huvi, et kui suur teil see, sest see on ka osa meeskonnast tegelikult. Seda küll, jah. Et sedavõrd suureks asi kasvab. Ants, sul on mõningaid huvitavaid küsimusi? Ma arvan, et sa oled kõik huvitavad, sa oled juba ära küsinud. Jälle mina, ma olen jälle kõik. Ühesõnaga, kui teil on huvitavaid küsimusi, siis kirjutage meile siia alla ja ma usun, et Marko loeb neid. Kirjutage, kas Heldur peaks absoluutselt üksi neid saateid läbi viima. Kindlasti mitte, sellepärast, et Heldur... Hansi saanki täna rääkida. Sellepärast, et no jaa, vaata, info siin, kindlasti mitte, ärge kirjutage seda, sest Heldur monteerib juba neid videose. Ma ei jõuaks nagu neid läbi viia üksi täiesti.
et pigem kirjutage siia, et Ants võiks siin istuda. ja ma järgmine kord istun. Ja siis pole näha sinu uusi neid aksessuaare. Jah, ma teen teisele poole ka. No ongi, mul on 2 poolt. Sul on 2 poolt, no selge. Sina, tahad veel midagi armast meie külalistele, või tähendab vaatajatele, vabandust, öelda? No see on täpselt see koht, et olete lahkelt oodatud kõik Change Festile ja 20.07, 20. juuli on see kuupäev, nii et tulge kindlasti, ma arvan, et saab päris tore olema. Super, aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh hostimast. Ikka ja alati, järgmine kord siis tuled selle kiriku pastoriga või sellega siia, nagu see teeme ära selle. Suletud ustedega, asjad selgeks, sotid selgeks. Ja ei, kindlalt, nagu sa pead meil selle kontakti sevima, et kes see oli ja me võime ise minna ukselt uksele uurima, et äkki saab mingi huvitava saate. Mine sa tea, äkki tuleb keldrist välja kirikus Raplas. Aga aitäh teile kõigile ja järgmise korrani. Tšau. Aitäh, tšau.